Kuidas sul elu kulgeb? On ka paremaid aegu olnud. Lihtsalt kõik see kolimine ja lahkumine on natuke raske olnud. Aga sind on meeletult tore näha. Emma, kas kõik on hästi? Ikka jah. Ma ju näen. Mis lahti on? Miks sa need tõid? Miks mitte? Sul on ju kohe nädala pärast pulmad. Ma mõtlesin, et ju sa tahad ikka koos tähistada, kui sa mind juba kutsusid. Vabandust, Lauri. Mille eest? Ma pean sulle midagi ütlema. Mida? Mul on vähk. Viimane staadium. Sina oled esimene minu lähedastest, kes sellest kuulnud on. Kui kaua? 1 või 2 kuud. Aga tõenäolisemalt 1 kuu. Oota, ja mina ja arstid oleme ainukesed, kes sellest teavad. Jah. Ja sa tahad 2 nädala pärast abielluda? Jah. Kuidas? Kas isegi su mees ei tea või? Ei, ta ei peagi teadma. Mul on kõik juba ammu ette ära planeeritud. See poleks ju su mehe suhtes aus. Kuule, sinul ei ole 30 päeva elamiseks jäänud, on ju? Kas see oleks siis vale abielluda mehega, kes mind tohutult armastab? See, et ma haige olen, see ei muuda ju tema tundeid minu vastu. Ta abielluks sinuga ju teadmisega, et ta saab terve oma elu sinuga koos olla. Aga mina ju veedangi terve oma ülejäänud elu temaga koos. Mis sest, et see kestab ainult 1 või 2 kuud. Venno peaks vähemalt enne pulmi su haigusest teada saama. Kuidas ma seda ütlen talle? Ma aitan sind. Venno või? Ma ikka ei suuda uskuda, et Benno mu lihtsalt niimoodi maha jättis. Nagu ma oleks mingisugune prügi. Nüüd me vähemalt teame, kes ta päriselt on. Jumal tänatud, et ma selle tropiga ei abiellunud. Ma lihtsalt ei tea, mida ma oma alles jäänud eluga nüüd peale hakkan. Mina tean. Me läheme rändama. Teeme igasuguseid põnevaid asju.
mina sinu juurest juba minema ei kõnni. Aitäh sulle, Auli. Kui need mälestused sinuga jäävadki minu viimasteks, siis olgu nii. Ma olen sellise lõpuga isegi päris